Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Instituudi rahvusvahelise isiksuse arengukeskuse Eesti filiaal. Ja tutvustame teile õpilasi, kes on leidnud tee siia keskusesse ja uurima, mis ajandas neid õppima ning mida on see neile elus juurde andnud. Kogu metoodika ja õppekava on välja töötanud Natalia Vladimirovna Rodina, kes on Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Instituudi teadlane, akadeemik, psühholoog, parapsühholoog, teaduse anomaalsete seisundite uurija ja loomulikult rahvusvahelise isiksuse arengukeskuse looja ja õpetaja. Tere Martin, mul on hea meel täna sind siin näha. Tere Kai, mulle sind ka. Ja äkki sa jagad meiega natukene oma tausta, kes sa oled, kus sa tuled, millega sa tegelenud oled? Ma olen taustalt judomaadleja, ehk siis ma 10 aastat tegelesin tippspordiga kuni siis vigastuseni ja siis mind ema tõmbas ettevõtlusesse, et hakkasime biojuhtimist tegema ja täna ma tegutsengi nii täiskasvanutele kui siis suuremas osas lastele õhtu- ja biojuhina. Teen Spider-man'e ja Superman'e ja viskan saltasid ja siis teen ühte müügitööd veel täna ja samuti veel ajan e-kaubandusäri ja siis õpin kvantpsühholoogiat ja samuti ka laulmist VAF-koolis. Okei, nii et väga palju erinevaid tegevusi, aga kui me räägime täna vaimsest hingelisest arengust, siis mis see sinu jaoks on või kuhu see veel mahub? See mahub, sest see on kõige alus, et vaimne areng ongi minu jaoks eeskätt kõrge moraali areng, iseenda energeetiline areng, enda sisemise seisundi arendamine ja muidugi ka siin materiaalses elus olla edukas, õnnelik, omada häid finantse, omada häid suhteid enda ümbritsevate inimestega. Et see on hästi lai teema tegelikult. Ja, sa mainisid, et sa õpid kvantpsühholoogiat ja me teame, et sa oled ka Natalia Vladimirovna Rodina õpilane. Kuidas sinu ellu jõudis? Minu ellu jõudis Natalia Vladimirovna läbi hea sõbra Eda, kellega oleme juba pikemat aega olnud ka äripartnerid ja siis üks hetk oligi, Eda jagas seda informatsiooni, ma saan mitte millestki aru, aga ma tundsin midagi enda hinges, et ma pean vastu võtma selle ja ma võtsin selle vastu ja ütleme nii, et täna ma saan palju rohkem aru kui siis, et ma olen nagu väga tänulik selle eest. Okei, ja kui me nüüd vaatame seda, et mis on olnud enne ja mis on olnud pärast, et sa oled mõnda aega õppinud, kas sa näed ka mingisuguseid muutusi, mingeid kardinaalseid muutusi, mida see õppimine, need uued teadmised on su elus muutnud midagi, aidanud midagi juurde? Kindlasti. Kõige suurem muutus ongi see sisemine rahu, mis on tekkinud ja see emotsionaal-psüühiline stabiilsus. Ma ei reageeri enam asjadele nii palju, ma saan aru, miks mingid teatud protsessid minu ja mind ümbritsevate inimestega toimuvad. Mul on see teadmine, miks ma üldse siin nagu planeedil olen, mis mu eesmärk on ja ma olen saanud aru sellest, mis on minu missioon selles elus. See on väga võimas. Aitäh sulle, Martin! Aitäh, Kai!